Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tuleb juttu ajupausidest. Inglise keeles nimetatakse neid brain breaks. Ja mõtle, kas sinuga on juhtunud nii, et loed raamatut ja ühel hetkel sa märkad, et sa ei saa enam aru, mida sa loed. Et loed sõnu, aga tähendust neil ei ole. Või siis, et õpetaja räägib tahvli ees nii huvitavat juttu, aga sinul lähevad mõtted kogu aeg rändama ja sa ei suuda kuulata, sa kogu aeg mõtled, et sa peaksid kuulama, aga ei suuda. Või siis, et sinu ees on valge paber. Sa pead kirjutama kirjandit või joonistama pilti, aga ühtegi mõtet ei tule. Kõik need olukorrad tegelikult näitavad seda, et sa vajaksid ajupausi. Ja mis see aju siis on või räägime siis aju arengust lähtuvalt sellest, et kui inimene on arenenud läbi aja, siis on olnud erinevad oskused olulised ja kui me võtame siis sellise aju arengu, siis räägitakse sellest reptiiliajust, ahviajust ja inimajust. Ja reptiiliaju on siis meil nagu mõnes mõttes selline kõige vanem aju osa ja see tegelikult tegeleb sellise ellujäämisega, meil peab olema kõht täis, meil peab olema soe ja siis ka selle tardu või põgene, et kui lõvi näeme, siis laseme jalga või vastupidi on kasulik seal puu otsas edasi kükitada. Nii et see reptiiliaju on see, mis meid tegelikult nagu viib elus edasi, aga ta ei tegele nii palju nagu sellise mõtlemisega. Me küll näeme, mis toimub, aga me ei anna sellele tähendust. Siis aju arenes edasi ja tulid välja mängu emotsioonid. Ja emotsioonid, seda osa siis ajust nimetatakse ahviaju. Ja see tähendab siis seda, et mul on kas väga rõõmus meel või ma olen väga kurb. Ja tihti te märkate, et inimesed kipuvad võtma ka otsuseid vastu emotsioonide ajal, eks ole, et ma midagi tunnen ja sellest lähtuvalt tegutsen. Aga tegelikult nüüd siis kõige aju, siis see kõige kõrgem funktsioon, inimaju, mõtlemine, see siis tähendab, see toimub ajukoores ja see tähendab, et ma juba tegelikult analüüsin, mis minu ümber on, miks ma nii arvan ja nii edasi. Ja siin on pilt ühest rusikast ja see väike rusikas, kui me nüüd mõtleme ajule kui sellele rusikale, siis pöial, mis meil siin sees on, jääb selle rusika sisse, see on siis nüüd see nõndanimetatud amügdala või siis see aju selline sisemine osa ja kui seal emotsioonid hirmsasti möllavad, nii nagu ahviajus on, siis lihtsalt me ei suuda mõelda, et siis meie mõtted lähevad kõik selle peale, et me proovime nagu seda oma emotsioonidega tegeleda. Ja tegelikult ongi siis niimoodi, et info saabub meile meelte kaudu. Mäletate, inimesel on 5 meelt, nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja tundmine ja ta liigub läbi erinevate ajuosade. Ja nüüd on niimoodi, et kui amügdala on emotsioonidega ülekoormatud või siis ka liigse infoga ülekoormatud, siis info edasi enam ei lähe. See tähendab, et me võime küll mõelda, aga me võime uut infot proovida sisestada, aga see edasi enam ei lähe. Ja mõtlemine toimub ajukoores ja kui emotsioonid on peal, siis me tegelikult enam tegutseda ei saa. Ja samuti võib öelda, et mõnes mõttes me nagu tegutseme 2 režiimil, et meil on selline keskendunud mõtlemine ja hajus mõtlemine. Ja see keskendunud mõtlemine, siin on väiksed joonised ka juures, et siin on näha, eks ole, et me tegeleme ühe probleemiga, meil on eesmärk, me metoodiliselt tegutseme, me oleme selles sügava mõtlemise faasis, me eriti ei näegi, mis meie ümber toimub. Ja hajus mõtlemine on siis selline, et me nagu eesmärk iseenesest ei ole, kord mõtleme ühele asjale, mõtted liiguvad niimoodi vabalt ringi, seda võib ka nimetada selliseks sihituks mõtisklemiseks, vaatame aknast välja, näeme, seal on mingi vares, siis vaatame tuppa, vaatame, et oleks vaja süüa ja nii edasi, aga tegelikult see hajus mõtlemine on täpselt sama oluline nagu see keskendunud mõtlemine, sest hajus mõtlemise ajal tekivad meil uued ideed ja moodustuvad ka sidemed nende erinevate siis ajurakkude vahel, närvirakkude vahel, nii et me peaksime endale aeg-ajalt tekitama nagu meelega neid hajus mõtlemise hetki. Ja seda hajus mõtlemise hetke, seda võiks ka mõnes mõttes nimetada nagu ajupausiks, eks ole, et me tuleme sellest sügavast keskendunud mõtlemisest välja ja mõtleme hetkeks siis hoopis või lõpetame mõnes mõttes sellise konkreetse mõtlemise. Ja mida siis teadusuuringud ütlevad, et tegelikult aju on väga palju uuritud ja ma panin teile siia ühe sellise teadusuuringu aastast 2016, kus oli siis tegemist psühholoogia eriala üliõpilastega, kellele anti kuulata siis loengut 50 minutit. Ja selle loengu sees oli neil siis, nad olid jagatud 3 gruppi ja 2 grupil olid siis pausid
ja ühel grupil siis pause ei olnud, nii et esimene grupp tegi siis 3 5-minutilist pausi ja need olid liikumispausid ja need olid siis sellised, et nad päriselt nagu hüppasid ja tegid kätekõverdusi ja nii, et nad nagu pärast natukene ka niimoodi hingeldasid. Teine grupp mängis arvutimängu, sellist lihtsat arvutimängu ja kolmas grupp siis pausi ei teinud. Ja kui siis 50 minutit loengut oli tehtud, siis pärast siis kontrolliti ka nende teadmisi. Ja mis siis tulemused olid? Et nii nagu ütlesin, et kontrolliti teadmisi ja kontrolliti tähelepanu. Ja tähelepanu siis kontrolliti pärast igat pausi ja neile, kellel pausi ei olnud, siis lihtsalt sellel, ütleme, ajahetkel, mis oli enam-vähem samal ajal. Ja seda kontrolliti siis nii, et mõõdeti pulssi ja oli ka küsimustik ja siis kontrolliti teadmisi kohe pärast õppimist ja 48 tundi hiljem. Nii, ja mis siis juhtus, et kui me nüüd võtame jälle selle esimese grupi, kellel olid need aktiivsed liikumispausid, siis näete, nendel see tähelepanu, mida mõõdeti, oli pärast 2 siis pausi oli mõlemal siis kõige parem võrreldes teistest gruppidest ja ka teadmised olid nii kohe pärast testi väga head, ütleme paremad kui teistel ja ka 48 tundi hiljem. Ja nüüd, kui me võtame siis see mitteaktiivsete pauside rühm, nende puhul oli niimoodi, et esialgu tundus, et sellest arvuti mängimisest on ka ikkagi rohkem tolku kui mitte pausi tegemisest, aga vaadake, mis nüüd siin teise pausi ajal juhtus. Vastupidi, oli hoopis langus ja isegi nendel olid paremad tulemused, kes pausi üldse ei teinud ja õppimise seisukohast samamoodi, et tegelikult sellise arvutimängu mängimise ja mitte pausi tegemise, ütleme erinevus, mõlemad on tegelikult halvad valikud. Nii et tegelikult see ajupaus võiks olla ka täiesti selline füüsiline tegevus. Ja põhimõtteliselt, kui teile öelda, et tehke ajupaus, siis ma arvan, et üks asi, mida te kohe tahaksite teha, te tahaksite minna oma nutitelefoni. Et nii kui öeldakse, nii väike paus ja te võtate nutitelefoni, aga tegelikult nutitelefonis olemine ei sobi ajupausiks. Sellepärast, et ajupausi eesmärk on aju maha rahustada. Aga nutitelefon on teistmoodi üles ehitatud. See on ehitatud üles niimoodi, et me saaksime sealt kogu aeg uut infot ja emotsioone. Ja vot see tähendab seda, et me tegelikult ei rahusta oma aju maha, vaid me aktiveerime selle veel rohkem. Nii et tegelikult võiks öelda, et pärast nutitelefoni kasutamist on raskem õppida ja meil on tegelikult vaja ajupausi. Nii et ärge kunagi siis kasutage nutitelefoni ajupausiks. Ja mis see ajupaus siis on? Ega tal nüüd otsest sellist kindlat definitsiooni ei olegi, aga me võiks öelda, et ta on selline lühike, 1–10 minutit, mentaalne paus, et rahustada maha ülekoormatud aju. Ja võiks põhimõtteliselt liigitada ka niimoodi, et ajupaus võib olla sellised näiteks füüsilised harjutused, mäletate, see oli nagu kõige parema tulemuse andis, hüpped, kätekõverdused, trepist alla jooks ja nii edasi. Siis nad võivad olla ka sellised meditatiivsed, et hingamisharjutused, hingan sisse, hingan välja, vaikuse minutitega, kes on kokku puutunud, seal on hästi palju selliseid meditatiivseid harjutusi. Võib-olla panen silmad kinni, kujutan midagi ette, vaatan rahulikult aknast välja, ei mõtle midagi, lihtsalt vaatan. Ja siis ka igasugused mentaalsed harjutused, sellised mängud, et need ka, mis ajavad aju natukene segamini, et ma arvan, et te olete kõik teinud, et patsutan oma pea lage ja masseerin kõhtu ja siis vahetan käed ära või siis ma teen paarilisega mingisuguseid käteplakse või selliseid asju, mis ka natukene ajavad mu aju nagu segadusse. Et oluline on see, et ma nagu selle info, mis mul seal parasjagu emotsioonid, mis on, et ma need võtan nagu maha, et rahustan selle oma aju maha. Nii et tegelikult õppetöös oleks väga hea kasutada ajupause, leidke endale oma lemmik ja hakake seda kasutama.